Kas sul on olnud ka olukordi, kui bussis keegi sinu kõrval hakkab haigutama ja sa ei saa mitte midagi selle vastu teha? Minul on. Kas haigutamine on siiski nakkav? Proovisime järele. Käisime ja haigutasime erinevate inimeste kõrval, näiteks tööpostil, kodus, poes, tänaval, aga see ei mõjunud. Sest et ilmselgelt pole ma nii hea näitleja. Ometi on teada, et inimesed siiski haigutavad, kui nad näevad teisi haigutamas. Proovisime siis natukese intensiivsemalt. Näitasime katsealustele videot erinevatest haigutamistest ja palusime neil kommenteerida, mida nad tunnevad. Tahaks ka magama jääda praegu. Et ta üritab haigutada, siis ma nagu saan aru, et ma ei lähe sellega kaasa. Aga kui keegi teine nagu päriselt haigutab, siis see tegelikult mõjub. Ma nüüd ei saa aru, kas nad nagu teevad seda nagu meelega võltsitult või siis nagu neil tulebki see nagu loomulikult. Aga nagu, ma ei tea, praegu ei jää haigutama veel. Kui need loomad on palju usutavamas ju. Mul tuleb täiega see tunne, et ma nagu ei tohi haigutada. Aga ma nagu tahaks natuke. Kui inimene päriselt haigutab, siis töötab. Ja kui keegi teeskleb haigutamist, siis sellest on kohe aru saada, siis ei tööta. Kui sa oled kuidagi väsinud, kaua paigal olnud, ma arvan, vajad mingisugust sirutust, siis su keha teeb selle nagu sinu eest ära. Ma arvan nii. Ja siis on mingisugused stiimulid nagu teiste inimeste ja nähtavasti loomade haigutamise nägemise näol. Haigutamine nakkab. Tundub, et haigutamiste vaatamine meie katsealustele vist ikka mõjus. Nakkava haigutamise fenomeni on päris palju uuritud. Küll aga pole ühest vastust, miks see tekib. Kõige levinuma arvamuse kohaselt on nakkav haigutamine seotud peegelneuronitega. Peegelneuronid on spetsiifilised närvirakud ajus, millel on oluline roll teiste käitumise mõistmises ja jäljendamises ning oma emotsionaalse kogemuse jagamises. Peegelneuronid vallanduvad siis, kui vaatame teise inimese mingit toimingut, näiteks haigutamist sooritamas, ja see paneb meid nähtud tegevust jäljendama. Peegelneuroneid seostatakse ka empaatiavõimega ja on teada, et haigutamine nakkub rohkem neile, kellel on suurem empaatiavõime. Ja mitu korda sina selle video jooksul haigutasid?